era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. See tuli küll hästi välja. No tšau, käes on esmaspäev. Nagu näha, siis Preven läks lasteaeda ja kuigi me oleme harjutanud ja värki, siis täna on nagu selles mõttes pikem päev, 3,5 tundi, 9:30, jah, 3,5 tundi, muidu ta on nagu 2 tunni kaupa käinud, on ju. Õnneks on nii, et ta tahab minna sinna ja jumal tänatud, muidu ma arvan, ma ei viikski teda reaalselt. Sest et mul on veel 2 nädalat sellist puhkust, et ma ei pea füüsiliselt kuhugi koha peale minema, on ju. Aga ikkagist mul hakkab ka töö pihta ja see teeb lihtsalt elu selles mõttes lihtsamaks, et seni ma olen pidanud Prevenit kuhugi, ma ei tea, kas siis mummi juurde viima või siis vanavanema kutsuma või kui jopab, siis talisega on klappinud, on ju. Aga Prevenil on endal ka lõbusam seal lasteaias, ma olen nii kindel, sest ta väga ootab sinna minemist ja põhimõtteliselt, kui me oleme ta sinna viinud, siis tal pole aega isegi tšau teha ja musikali. Nii et ma arvan, see on hea asi. Ma ei saa jälle normaalselt rääkida, ma tulin just hambaarsti juurest. Ja istungi siin praegu hambaarsti maja ees. Mul on sellest raamatust veel ainult see osa siis lugeda. Ma ei tea siis, mitu lehte siin on, umbes 20 lehte ainult, nii et ma loen need ära. Ma viin need raamatud tagasi raamatukokku, võtan uued raamatud. Ma alles eile alustasin nüüd uue vlogi editamist. See on ka natuke nende raamatute süü, sest et muidu ma Preveni lõununed aeg nagu editisin. Aga nüüd ma loen selle asemel, nii et ma olen veits nagu jännis. Ja jännis sellepärast ka, et ma valin raamatute lugemise kuidas öelda. Ma ennem loen raamatut, kui ma teen tööd, nii et mul on nagu tööasjadega ka. Samas ma olen nagu graafikus, aga ma võiksin asjadega nagu tegeleda, mis mul peas mõlgub. Nii et jah, ma nüüd loen enda 20 lehte ära, viin raamatukokku tagasi ja võtan uued raamatud ja siis vaatame juba edasi. Kell on 10:30, Prevenile peab 2 tunni pärast järgi minema. Nii et võib-olla jõuab isegi lõunasöögi valmis teha, aga vaatame siis. Parem, kuidas lasteaias läks? Hästi. Sa olid täna nii kaua või? Jaa. Ma pani reekima.
Paja. Kus lähed? Yeah! Mun paikka on. Kus paikka on? Pilve taga. On seal. Nyt mä otan seal. Jep. Oleme. Alles ärkab. Sooja varem. Täna on igatahes juba teisipäev ja me läheme Prevenile lasteaeda järgi. Ta on siis teispäeva 3,5 tundi ehk siis hommiku 9 kella 12:30. Nii et ta lõunasööki nagu sööb seal. Ja praegu siis ongi kell 12:30. Liigume talle järgi. Uurime siis, kuidas tal läks. Eile tal läks väga hästi. Ja ma arvan, et täna on sama. Jah, ma koristasin nii kaua toad põhjalikumalt ära, võtsin tolmu, pesin põrandaid, sorteerisin lõpuks, ma ei tea, mul on siuke tunne, et nädala jagu puhas pesu ära, panin kappidesse, koristasin Preveni toa ära ja nii see aeg läbi saigi. Ma püüan siis täna miskit vlogile ka saada, kuigi ma mingi klippe ja selliseid olen teinud, aga esiteks see on raamatute süü, teiseks ma jäin eelmise vlogiga jänni ja siis ma sain selle alles kolmapäeval vist ülesse, nii et mul ei olnud mingit tahtmist seda nii-öelda selle nädala vlogi hakata editima, aga ma võtsin selle nüüd kätte ja ma olen sellega ka lõpusirgel, nii et jah. Autot ei olnud maja juures. Oli veel proovimata. No nii, me käisime nüüd Prevenil järgi ja ta oli öelnud õpetajatele mingi lõunaaeg, et ta nüüd läheb koju, et ta läheb sinna kaugele koju. Keegi oli vist seal nutma hakanud ja siis Preven oli siis niimoodi reageerinud, aga õnneks ta nutma ei olnud hakanud, nii et ma arvan, et kõik on selles mõttes hästi, et loodame, et siis homme, kui ta natuke pikem päev on, tund aega pikem, siis ka mingit tagasilööke ei ole, aga eks me saame seda siis nii-öelda käigu pealt teada, kuidas tal läheb ja kuidas ta kohaneb. Aga praegu on kõik olnud pingsis-vonksis. Nii, Prevel on vahepeal jäänud lõunuunne. Mina tulin koertega jalutama. Ma muideks millegipärast sattusin vaatama üle-eelmist vlogi ja seal ma panin tähele, et ma lubasin rääkida sellest töövestlusest, millest ma ka eelmises vlogis ei rääkinud. Aga see läks selles mõttes hästi. Nad oleksid väga huvitatud minuga koostööd tegema, mis on ülitore. Lihtsalt praegu mul tundus, et asi oli väga lahtine, et ei olnud nagu asju päris nagu paigas ja siiamaani tundub, et ei ole, sest et minuga ei ole ühendust võetud. Aga põhimõtteliselt, kui nüüd asi läheb tööle, siis ma hakkaksin lastele tegema sellist nagu mängulist hispaania keele tundi, mille üle mul on ülihea meel, sest et ma tulin Mehhikust tagasi. Siis ma esimesel aastal andsin nagu hispaania keele tunde nagu huvilistele, nagu crazy mõelda. Aga ju siis ma tundsin ennast nii enesekindlana. Mul on ülihea meel, et ma saan nagu enda hispaania keelt kuidagi targasti ära kasutada ja sellega lisaraha teenida. Aga ma ei tea, ma ei ole veel päris kindel, kuidas seda hakata klapitama, sest et nagu ma ütlesin, siis neil on asi lahtine. Mul ei ole ühtegi konkreetset päeva ega kellaaega, millal need tunnid võiksid toimuda. Ja see natuke häirib, sest et mul on juba enda trenni plaanid ja asjad paigas. Praeguse hetkeni ma nagu täpselt ei teagi siis, kuidas mu nii-öelda see hooaeg hakkab välja nägema, kui ma võtan ka lisatööd, on ju. See töö ei ole nagu see, et sa lähed kuugile kontorisse ja sa teed arvuti lahti ja hakkad nagu tööd tegema, on ju. See on nagu, sellega kaasneb hästi palju eeltööd ja kuna mul on nii palju erinevaid gruppe sellel aastal,
siis see tähendab seda, et kõikide gruppide jaoks on vaja erinevaid kavasid ja kavade väljamõtlemine ei ole 10 minuti töö. Üldjuhul nagu mingi 2 minutit kava saada, siis see võtab ikka omajagu aega. Ja praegu ma olen mitme kava kallal, ma töötan 3 kava kallal ja mul ei ole neis minutitki täis. Võib-olla ühes on. Nagu see on crazy. Jälle ma läksin enda jutuga, ma ei tea kuhu kaugele metsa. Põhimõtteliselt ma rääkisin nendest paanekeelutundidest. Et põhimõtteliselt ma ei tea lõpuks, kas ma üldse selle tööotsa vastu võtan, aga kui võtan, siis mul on hea meel, et ma asjad klappima sain ja kui ei saanud, siis ehk pole ka hullu. Tere hommikust! Täna on siis juba kolmapäev ja meie hommik algas kell 7. Preven on nüüdseks juba lasteaeda viidud. Täna on siis tal esimene kord, kus ta sööb hommikusööki lasteaias. Nii et me viisime ta kella 8 lasteaeda ja järgi lähme 12. Nii et ta sööb seal hommikusööki ja lõunad ka. Muidu sellel nädalal me viisime teda peale hommikusööki kella 9, aga ühesõnaga täna siis saab hommikus ka süüa. Seni on läinud kõik ülihästi õnneks. Loodame, et ka edaspidi. Igatahes mina olen teinud juba 1000 korda ja nüüd ma hakkan hommikusööki tegema. Ma olen teinud munast midagi, ma vaatan, võib-olla munaputru. Ja siis ma võtan arvuti kätte, et teen paar töösse ja siis ilmselt hakkan raamatut lugema. Täna õnneks kuhugile vaja pole minna. Lihtsalt siuksed, ma ei tea, hommikud on nüüd kuidagi nii tühjad, imelik. No nii, me liigume nüüd Prevenile jälle järgi. Täiesti haige. Mul oli plaanis nii palju asju teha. Mul oli plaanis minna jooksma ja siis pesemas juurde ära käia ja siis uue pesu pesema panna ja siis kuivama panna ja puhas pesu nöörilt ära võtta ja kappi panna. Aga ma lõpuks jõudsin ainult arvutis tööd teha ja mitte midagi muud. Raamatust ei jõudnud ka mitte üht ainsat lehte lugeda. Aga ei ole hullu. Tööasjad ma sain peaaegu tehtud, natukene on veel vaja teha, aga küll ma need tehtud saan ja siis ma vaatan, kuidas ma päeva peale jõuan nüüd teised asjad ära tehtud, mis mul plaanis olid. Aga jah, praegu lähme. Mis sa itsitad? Praegu siis liigume lasteaeda. Loodan, et Preven sai ilusti kõhu täis. Siis põhimõtteliselt lähme koju ja tulebki jälle tuiduaeg, nii et Preven tee vlogile, tšau. Tšau. Kus sa käisid? Saas. Mis tegid seal? Mängisin. Ahah, kas sulle meeldis? Joo. Kas lähed veel? Joo. Okei. Tee tšau. Jeerum, ma olen nii väsinud. Täiesti haige, kui palav ilm täna on. Ja ma lõpuks jõudsin jooksmas ka ära käidud. Ma nüüd igatahes hüppan pessu. Ja siis juba Tallis peaks äkki Preveniga koju jõudma, sest ta ise läheb trenni. Ja me kaasa ei hakka minema, sest tahaks Preveni siuke 9:30 aeg magama saada. Et
muidu me jõuaksime lihtsalt koju liiga hilja. Aga jah, ma vahepeal suutsin Preveniga lõunaunne jääda, ma mingi tund aega vist magasin, siis ärkasin üles, läksin jälle arvuti taha tööd tegema. Jõudsin, ma arvan, mingi 20 lehte raamatut lugeda ja siis juba Preven ärkas. Praegu ma käin pesemas ära ja siis ma tegelen Preveniga. Ja jah, homme vist äkki plaanime minna randa. Veel 100% kindel ei ole, aga äkki lähme, sest et homme lubab sama sooja ilma. Ja miks mitte? Ja kuna suve jooksul nii mina jõudsime ainult ühe korra, siis oleks tore need viimased võimalused ära kasutada. Okei. No nii, Raplas käidud nagu naksti. Preven juba seal tagaistmel ütleb mulle, et ta on väsinud. Seda ongi arvata, et ta on väsinud. Ja tuleb ta joogaselt. Nii et me põhimõtteliselt lähmegi koju. Vaatan äkki ta tahab veel mingit tampsu ja siis juba Preven lähebki tuttu. Preven jäi täna lasteaeda niimoodi, et see on ilmselt natuke meie süül, miks ta hakkas nutma, aga põhimõtteliselt me läksime lasteaiast ära, ta tegi meile tšau, musikalli, kõik need jutud, läks ilusti sinna rühma ja siis meil on nagu kombeks ikkagi nagu hüvasti jätta ja tule lehvita meil akna peal ka, on ju. Ja siis ta tuli, alguses oli kõik fine ja siis me võib-olla jäime natukene liiga kauaks sinna akna taha, aga lõpuks ta hakkas nutma ja ta ütles, et ta tahab koju tulla ja oi jumal. See südamevalu, oi. Ühesõnaga ta rahunes maha õnneks. Aga sellegi poolest. Põhimõtteliselt otsustasime, et homme teeme talle vaba päeva ja uues nädalas siis uue hooga. Ma siin hommikul juba küürisin täiega seinasi ja ma pesin seinad ära ja kõik need jutud. Selles mõttes on hea olla, kodu on puhas ja töö on tehtud. Teate, mis värk on või? Nagu see punn, mis mul siin eelmine nädal oli, see tuleb nagu tagasi, nagu minu arust täpselt samasse kohta. Ma nagu püüan seda mitte käppida, aga see võib olla sellepärast, et me pigistanud seda välja või saab olla, sest mulle tundub, et ta tuleb täpselt sama koha peale nagu. Üli kahtlane on ilma Prevenita käia nagu lõunaringi. Nii harjunud, et lähed ikka tega õue ja Tää teillä? Ova, ossa. Oletko ranta vai? Annan siia. Preven, räägi siis, kus me lähme? Randa? Natuke imelik mõelda, et on september ja me lähme randa. Väga imelik on mõelda, aga tundub, et selle hooaja viimane ja lähme siis vaatame, loodame, et siis Pärnus ka ilma on. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Lately I don't mind staying up till midnight. I got no complaints, nothing cause it feels right. Every time you call me, I don't wanna keep you waiting. Why don't you hold me? Cause this is what you got me saying.
Mine veel, ma annan 5 ma ütlesingi Talisele, et tule kaasa, sa oled Preveniga vees ja mina ja Keili võtan väikest. Mina proovin lugeda ja siis seal umbes meist 10 meetrit ühed laulakarooked rannas. Muideks, väga hea avastus. Profiteroles, ma ei tea, mis see on siis. Ühesõnaga mingi tuuletaskute laadsed asjad kreemiga. Need on sügavkülmutatud kaup. Umbes võtad sügavkülmast tunnikeseks välja ja siis on... Ma oskan nagu seletada. Ma arvan, et see siin on vahukoor sees, aga see tunduks nagu see oleks jäätis. Selline siuke mõnus külm. Üli head. Tere hommikust! Käes on siis reedene päev. Märkasime täna natukene 8 läbi. Prevenit me täna lasteaeda ei viinud, tegime talle vaba päeva. Praegu ma käin koertega jooksmas ära. Eile ma vist filmisingi viimati rannas. Mul sai mingi aeg aku tühjaks ja õhtul põhimõtteliselt ma läksin samamoodi koertega jooksma. Üli hea trenn oli lihtsalt. Ma eile tegin täiega tempot koertega. Üli mõnus oli, ma proovin täna sama teha. Nii et ma panin praegu koerad auto peale. Me läheme ühte kohta, kus ma saan koerad lahti hoida ja ise joosta. Siis ma teen seal selle ringi ära ja siis mul on vähemalt tänaseks see trennivärk tehtud, ma saan pesus ära käia. Ühesõnaga, siis ma ei pea enam enda trenni peale täna enam üldse mõtlemagi. Nonii, nagu näes, ma tulin vahepeal koertega jalutama. Vahepeal on siis selgunud, et ma hakkan enda tantsustuudio kõrval ka beebikooli tunde läbi viima oktoobris siis. Mis on nagu üliäge, sest mul lapsed väga meeldivad ja ma natuke isegi lootsin, et ma saaksin selle beebikooli enda peale. Nii et... oktoobris siis Kohilas ja Raplas hakkan siis beebikooli läbi viima. Aga ma olen terve päev mingi asjadega tegelenud tantsustuudio osas. Mul on vaja veel enda kontsad ära tellida, ma lükkan seda kogu aeg edasi, mul tuleb meelde, et issa, ma pean sinna kirjutama. Ja ei saa kuidagi enda asjadega joonele, tundub, et praeguseks ma sain. Nüüd ma pean lihtsalt veel maakterile vastama, ühesõnaga vahepeal on siis selgunud ka see, et ma saaksin selle ruumi tantsustuudio jaoks, kui ma ehitaksin sinna, seal on nagu klaasseinad vahel, on ju, mis ei ole ka nagu päris sinna laeni nagu viidud, on ju. Põhimõtteliselt, kui ma selle klaasseina ja siis selle lae vahele teeksin mingisuguse kipsikarkassi täidetud villaga, et siis ma saaksin seal enda tantsustuudio, nagu teha, on ju. Nagu siukse kuluga ma ei olnud küll nagu arvestanud. Nagu ma ei kujuta ette, mis sõna maksma võib minna. Ühesõnaga ma vaatan, äkki keegi
mu lähedastest oskab mulle natuke nõu anda. Mitte, et ainult see sein oleks see mure, ma pean sinna nagu mingi uue põranda panema. Ma pean peeglid seina panema, mis ei ole üldse odav. Boss baby. Ei ole baby. Always listen what they said, alright. Not to me, not to me. You deny being selfish, that's a lie. I'm still here, Remondimees või? I'm still here. You're talking about you, yourself. I'm in silence, lost in my head, my mind. You're talking about you, yourself. I'm in silence. Yeah, we went from saying I love you to not even saying goodnight. From making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart, to my heart. Always listen what they said, alright. Not to me, not to me. You deny being selfish, that's a lie. I'm still here, I'm still here. You're talking about you, yourself. I'm in silence, lost in my head, my mind. You're talking about you, yourself. I'm in silence, I'm in silence. Yeah, we went from saying I love you to not even saying goodnight. From making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart. Yeah, we went from saying I love you to not even saying goodnight. From making love to always ending in a fight. You never care how I feel, how I look now. You set fire to my heart, to my heart. Take all the pain. No tšau sõbrad, oi, ma olen nii väsinud. Ühesõnaga, ema kirjutas mulle eile, et kas teeks midagi, et ta tahaks nagu linna minna. Ja kuna talisel juhtus olema vaba päev, siis õnnestuski nii, et ma hommikul sain minna siis. Ja esimene plaan oli ikkagi minna rongiga. Ja no selles mõttes, et mul see õnnestus, aga ma räägin nüüd siis selle jutu, mis juhtub minuga suht tihti, sest et ma juhtun olema suhteliselt see inimene, kes jääb tavaliselt igale poole hiljaks, kahjuks. Ma tahaksin selle Mehhikos üks ajada, sest et Ladinas on väga aeglane elu, on ju, aga ma kahjuks olin siuke juba enne Mehhikot, nii et faktid. Ühesõnaga, ma hakkan siis hommikul siis 10:32 Raplast, oleks pidanud Raplasse rongi peale jõudma, aga ma olin alles mingi 27, olin Raplast mingi, ma ei tea, 5 meetri kaugusel ja Raplast jaama veel minemiseks kulub ka oma 5 minutit. Nii et ma mõtlesin, et okei, ma proovin, äkki ma jõuan Hagudis siis nagu rongi peale. Ja ma vaatasin siis kella, et 10:39 või midagi sellist pidi siis rong olema nagu Hagudis ja ma olin 38 alles sõitsin Hagudisse sisse nagu
nii et ma mõtlesin, et okei, ma ei jõua nagu. Ma juba mõtlesin, et okei, ma siis nagu sõidan edasi, et äkki ma jõuan siis Lohu peatuses nagu rongi peale, sest et ma lihtsalt ma ei tahtnud nagu, ma ei taha lihtsalt nagu Tallinnas sõita autoga, on ju. Ja no selles mõttes jopas ma mõtlesin, et okei, ma proovin ikkagi siia Hagudisse, et tundus nagu rongi ei olnud veel nagu jõudnud ja siis just siis, kui ma sisse keerasin siia parklasse, parkisin ruttu auto ära, siis rong nagu just sõitis peatusesse. Nii et ma mõtlesin, okei, ta nägi, et ma jooksen nagu sinna peatuse poole ja ta ootab mind ära või ta lihtsalt sõidab minema. Õnneks ta vist nägi mind ja ootas mind ära. Nii et ma jõudsin rongi peale. Crazy lihtsalt nagu. See ei ole just kõige parem omadus, aga selline ma olen. Nii et siis me käisime linnas. Viisin Emma kinno, seda ei iial enam vaatama. Ma siis vaatasin teist korda seda filmi ja see tõestas ainult seda, et raamat on nagu mitu korda parem. Ma pigem loeks selle raamatu teist korda läbi uuesti. Aga ei, selles mõttes oli tore ja saime kõrli juttu veits ajada. Aga siin ma siis olen. Lähen nüüd, täna on ju vanavanemate päev. Ma tellisin ühelt tegijalt 2 karpi tuuletaskuid ja ma ise lootsin, et äkki Emps teeb midagi head süüa, aga ta vist magas suht päeva maha, nii et lähme siis joome teed ja sööme tuuletaskuid, aga mind oodatakse nii, et ma panen ajama ja ma arvan, kõige oleks siin kohal ka selle nädalane vlog kokku tõmmata, nii et aitäh, et sa jõudsid siiamaani, aitäh, et sa vaatasid. Kui sa veel ei ole subscribe'inud, siis ole hea, sa võiksid seda teha. Siis tulevad sul teavitusega, kui mul uus vlog üles läheb. Ja pane like ka, kui ikka meeldis. Siis ma tean, et teen õiget asja. Ja. Nii et subscribe, like, follow mind Instas @Krissuke, kuudega Krissuke. Ja näeme juba järgmisel nädalal. Tšau!